täna meil on saates ka Pühade eri nipinurk, sellepärast et õpetame, kuidas teha vahvaid küünlaid, väga omanäolisi ja lõbusaid. Nii, oleme siin Alan Decos mugavalt ennast sisse seadnud ja sa näitad nüüd kohe, kuidas siis pulberküünlaga erinevaid selliseid väga ägedaid küünlaid valmistada ja just kui on nüüd pühad tulemas või tahame lihtsalt mõne ürituse jaoks kaunistada seda ürituse kohta. Aga näiteks paar nippi, kuidas pulberküünlad saab nagu miksida omavahel, et teha veelgi eripärasem endale sobilikum lahendus. Selleks võib-olla alustaks sellest, et teeme siia klaasi niisuguse kihilise, värvilise pulberküünla. Idee on selles, et sa ei pea nagu ühte tooni oma läbipaistvat vanumust kasutada. Näitame uuesti ära, äkki võib-olla näinud, et meil on igast pakis, kõik tahid on kaasas. Et valame näiteks kihi number 1. Et asi äärmiselt lihtne, saad teha, nagu tehakse neid liivakunste. Ja täpselt, mul tuli meelde see Egiptuse liivakunst, et kes on väga osav, saab ka teha näiteks niisuguse... Või kihiline mahustoit on ju. See oleks väga kihvt, kui mõni selle teeb ja saadab meile pildi. Sellist lahendust me ei ole veel ise teinud. Ja nagu ikka, rohkem polegi vaja. Paned siia tahi sisse ja süütad küünla. Ja mul on üks nipp veel, mida ma just soovitaksin paljud restoranid juba kasutavad. Et nimelt kuidas sa oma klienti tervitad. See on jälle huvitav, et muidu istuvad lauda ja kuidas on. Aga kujutad ette, lähed ilusasse restorani, sul esimene asi, mis tuuakse ilus klaas lauale, võib-olla niisugusest ilusast anumast, valatakse sulle pulber, niisugune kliendi tervitus, paned põlema ja siis jätkad, et võib-olla ulatad menüüd, aga niisugune meeleolu on juba loodud. Näed, isegi mina sain hakkama küünla valmistamisega, aga sa natuke parandasid mind, et suru see taht nagu sügamale siia küünlapulbri sisse, et siis see küünal põleb kauem, jah? Just täpselt, et küünlataht pulbrist maksimaalselt 1 sentimeeter välja jätta. Ja teine asi on see, et kui panna seda pulbrit hästi vähe, paar sentimeetrit sinna, siis see sulab sinna anuma põhja põledes ja see tahil pole enam kuskil seista püsti, hoida ennast püsti ja ta kukub ümber. Et vähemalt 5 sentimeetrit pulbri paksust ja 1 sentimeeter jääb tahti välja. Ja kes soovib veel lisainfot, et kuidas ikkagi see pulberküünal nüüd valmistada, ei saanud täpselt aru, siis meie kodulehel pulberkuunal.ee. Seal on ilusasti videoõpetused, juhendid, seal on ilusasti kogu meie värvivalik nähtav ja kes siis sinna läheb, siis tasub kasutada e-poes sooduskoodi Boudoir20. Sellega saab saatele järgneva nädala jooksul 20% alla ja lisaks loosime 3 tellija vahel veel kogu ostukorvi summa tagasi. Nii et kes kasutab koodi Boudoir20 nädala jooksul, siis võib võita endale ostukorvi tagasi. Ja kes käib kaubanduskeskuses, siis tasub piiluda Apollo kauplustesse. Seal on ka valik meie värvilisi pulberküünlaid täiesti olemas.